No ma võin tuua kõigepealt niisuguse hästi hea näite, et meil tõenäoliselt kõigil on selliseid kogemusi, et on seltskond, kas on see töökollektiiv või võib-olla on mõnes peres niisugused jõuluõhtusöögid ja alati, kui sinna saabub mõni inimene, kes tõenäoliselt hakkab rääkima sellest, et mis on halvasti, kes on haige, kes on surnud, mis ei ole nagu õnnestunud ja kui alates või lõpetades sellega, et meie riigi juhtimine on halb ja ilm on halb, ühesõnaga räägib absoluutselt kõigest sellest, mis ei ole nii, nagu võiks olla. Kuidas õhkkond muutub? Negatiivseks? Eks ole, see levib. Ja tegelikkuses õnneks on ka vastupidi, et kui tuleb sinuga samasse ruumi inimene, kes särab, kes on kõigepealt iseendaga rahul, siis see rahulolu ja see positiivsus tegelikult läheb üle ka teistele inimestele, et sa juba häälestad teised inimesed ka selle peale, et noh, tegelikult on küll seal kevadel see jube vastik külm tuul, aga ikkagi kevad on. Tähtis on see, et on kevad, päike paistab. Et noh, see on nagu see üks põhjus, mis ma niimoodi üldiselt olen nagu ise tabanud ja ka teistelt inimestelt kinnitust saanud, et maailm sinu jaoks on samasugune, nagu sina ennast näitad ja nagu sa ise ennast tunned. Ja teine asi on see, et kui me nagu ka väga iseendas kahtleme ja siis jääme nagu kaevama nende asjade üle iseenda sees, mis nagu võiks olla teistmoodi ja millega ikkagi ei ole rahul, siis see paistab teistele ka välja. Ja sa lubad tegelikult teistel ka nagu anda endale mõista, et noh, see tegelikult ikkagi ei ole piisav. Et mis on tänapäeval selline päris suur probleem. Nii noorematel põlvkondadel kui vanematel, et nagu üks pidev tõestamine käib kogu aeg. Selle asemel, et ma olen see, kes ma olen ja ma saan minna ainult paremaks, aga see on iseenda otsus. Aga noh, enda elus on mul väga palju erinevaid selliseid asju olnud, väga palju, nii isiklikus elus kui tööelus. Aga sulle tundub ka, mõtleme nagu lähtudes coachi vaatevinklist, ja ma mõtlen nagu enda peale lihtsalt, mis ma ise kogenud olen ja märganud olen. Ja ma ei ole nagu sinna teaduspoolt vaadanud, kuidas seda mõõdetakse või kas ta päris mõõdetav üldse täna ja mis vahenditega. Aga kuskilt on kõrvu jäänud ja jällegi kogemusele tuginedes, negatiivne emotsioon on mingil põhjusel tugevam kui positiivne emotsioon. Negatiivsed mõtted on tihtipeale tugevamad ja nagu rohkem peale nagu suruvamad, ülevõtvamad, domineerivamad kui positiivsed mõtted. Ja siis teinekord avastadki seda, et kui tihti me märkame iseennast jäämas kinni positiivsesse mõtteluupi. Me ei märka väga seda. Pigem on see, et ka ketra mingisugune, kas siis pseudo või päriselt mingi probleem, eks ole, või murekoht. Ja see ketrab, ja kui sa siis leiad mingi tehnika, kuidas seda peatada, või mis iganes väljundine, aga et ei tea väga, et ketraks nagu positiivne peas niimoodi. Kuidas sina ise seda nagu näed või kuidas sa kommenteerid seda või vaatad seda asja? Esiteks ma ütlen, et tead, see on õpitav. See on kõige parem uudis, see on see tegelikult, mida ma oma coachinguga teen. Õpitav siis emb-kumb mõtlemine või? Mõtlemine, mõtete valimine on võimalik. Ja teine asi see, et sa küsisid, et noh, et miks on niimoodi, et need negatiivsed on võimsamad. Et tõepoolest see inimene, kes on negatiivne, tuleb ruumi, ta mõjutab kiiremini, ta mõjutab rohkemaid ja see on nagu kuidagi tugevam tunne. Teate, miks see nii on? See on juba evolutsiooniliselt, olen mitmest kohast seda lugenud ja on ka uuringud selle kohta, et meie aju, mis on mitusada miljonit aastat vana, on tegelikult üles ehitatud sellele, et märkama ohtu. Inimesed on muutunud, keskkond on muutunud ümberringi, lõvi ei söö meid enam ära, aga me ikkagi märkame seda ohtu on meie jaoks see, mis on negatiivne. Ja väidetavalt pidi see olema meie ajust ja mõtlemisest 70% seda ohu märkamist.
juba me oleme niimoodi programmeeritud, 70 versus 30 ja see on siis see, et noh, nii-öelda, et siis oleks tasakaalus. Et me jääme ellu, me suudame seda, mis on nii-öelda nagu võiks olla paremini, suudame seda arendada ja see positiivsus ei muutu ka selliseks, et kõik ütleme, et kuule, et tead, sa juba häirid, et kuule, et mine sära kuskil mujal. Et noh, see paraku lihtsalt nii on. Ehk siis looduse poolt by default me oleme programmeeritud tegelikult olema negatiivsed. Märkama ohtu. Siin on ka hästi palju sõltub sellest, kuidas sa sõnastad. On ja kui sa saad aru, et see on tegelikult ellujäämiseks vajalik. See on ellujäämiseks vajalik ja selleks, et me areneksime, oskaksime. Praegu meil ei ole vaja oda võtta ja kellegile sellega virutada on ja, või kedagi püüda, vaid meil on vaja pigem nagu vaimselt jääda iseendasse ja iseendaga kooskõlla, et mitte lasta ennast sealt teelt eemale juhtida. Ja noh, teine asi on ka see, et sinna negatiivsusesse on väga lihtne kinni jääda, vaata nagu sa ütlesid ka. Sellepärast, et noh, et me arvame, et see midagi aitab. Et ma olen inimestelt teinekord küsinud ka, et ta ütleb, et tead, ma olen selline muretseja. Ja kuna me teame, et aju on meil selline elektriline organ, eks ju, jah, siis me programmeerime iseennast. Ma olen muretseja. Mul on õigus muretseda. Ja kui ma küsin, et aga kas lahendus ka tuleb? Ma ei tea, vahest tuleb. Et siis minu soovitus on see, et küllap te olete seda kuulnud mujalt ka, et vali endale muretsemise aeg. Et meil on hästi kiire kogu aeg, on ja. Et meil on vaja üks kohtumine, siis meil on vaja üks tööga teha, keskendudes, meil on vaja järgmisesse kohta minna, on ju, päevakava on hästi tihe. On ju. Kuidas keegi seda oskab panna, mina olen osanud seda nagu väga kinni panna. 15-16 tundi tööpäevas, need on minu isiklikud kogemused, see on see, millest mina räägin. Aga kuhu see meid viib? Ma ei tea, läbipõlemine? Jah, läbipõlemine. Nii et võta sinna samasse otsust ära, et see muretsemine ei ole sulle kasulik, võta sinna samasse päevakavasse, mõned soovitavad pool tundi, mina ütlen pool tundi on liiga kaua, aga proovi, kui sa oled väga suur muretseja, võta pool tundi, pane see oma päevakavasse. Ära pane seda enne magamist kindlasti mitte, siis sa magad nende muremõtetega ja kindlasti mitte enne sööki, see on eriti meeste jaoks oluline. Sellepärast, et tühja kõhuga teatavasti kõik asjad on palju hirmsamad. Sööd kõhu täis õhtul, tuled töölt koju, sööd kõhu täis ja siis muretsemise aeg. Okei, no nii, nüüd ma muretsen ja sul tuleb juba sinna niuke väike selline vimka juurde, et okei, ma muretsen, oota, mille peale ma tahan muretseda. Muretsen ära, vaatan, aeg sai täis, mul ei ole rohkem aega. Täpselt samamoodi, nagu sa ütled teiste asjade peale. Sorry, kallis, ma praegu ei saa sellega tegeleda. Ma muretsen. Näiteks, eks ole. Ja sa saad aru, et noh, tegelikkuses ei ole sellest nagu suurt abi, et muretsen iga, kui sa leiad lahenduse, see on fine. Aga enamik muretsemisi meid ei vii nagu sinna. Et me muretseme tühja ja muretseme ennast headeks muretsejateks. See paneb mind ikkagi nagu omakorda uue küsimuse juurde suunama, et see, mis sina coaching sessioonides tõenäoliselt inimestega teed, ka kokku puutud, eks ole, need teemad ja lähenemised ja tulles tagasi selle negatiivse mõtlemise juurde ja selle mõttemustrite juurde. Kuidas nüüd, mida saaks siis inimene teha, et hakata enda perspektiivi ja mõttemustrid avardama, nägema, ma ei tea, võimalusi, mitte võimaluste või takistuste asemel? Kuidas nagu jõuda sellesse kohta, et ma päriselt, selge, nüüd ma olen siis see tegelikult on hea soovitus, et võtta aega muretsemiseks, aga sealt on välja ka tulla, muidu ma jäingi sinna kinni. Et mis need veel nagu sinu sellised tööriistade soovitused on, kuidas päriselt siis keskenduda sellele, et ma annan enda aru, siin on selline koht, nüüd oleks vaja muuta seda. Ehk et see ongi see, et seesama, mis sa ütlesid, see märkamine kõigepealt, et õpi märkama, mida sa ise endale räägid, mida sa ise endale kinnitad, ja kellena sa ennast nagu tunned, kellena sa ennast identifitseerid, kes oled. Ja kui palju sa üldse sina oled?
kui palju sa tegelikult oled see, kes sa tahad olla ja mida sa üldse tahad. See on nagu kõige esimene küsimus. Need seadistuste teemad on ju, et noh, negatiivne või positiivne, et selle kohta on ka väga paljud psühholoogid andnud nõu, et neid annab ümber seadistada, neid default seadistusi, mis me oleme lapsepõlvest ja uskumustest ja oma halbadest kogemustest ja kõik kaasa saanud, et ma nii ei tee, sellepärast et pärast seda võib juhtuda see, on ju, siis seljakott on meil kogu aeg kaasas. Ja see kogu aeg rõhub ja läheb suuremaks ja suuremaks. Ei ole mõtet seda kaasas kanda, me ei oska lahti lasta. Me ei oska maha visata, on ju. Et seda ma räägin iseenda pealt ja ma olen näinud seda ka oma klientide pealt, ehk need esimesed mõtted nüüd vastandina sellele, et hästi, kui sa tahad muretseda, muretse, aga piira seda, on see, et need default seadistused, sa hakkad neid ümber seadistama. Et sa mõtled iga päev sellele, mis täna oli hästi. Kas tead, kui raske see on? Kas sa oled proovinud? Mõelda see peale, kui mis täna oli hästi? Jaa, see ei ole üldse lihtne, eriti kui sa ei ole seda... Kui sa ei ole harjunud. Just, et seda, ja isegi mõtlen sulle ausalt, ma olen nagu, miks ma mainisin, ma olen enda tutvusringkonnast, lähitutvusringkonnast, ma arvan, ma olen üks negatiivsemaid inimesi ja see tähendab, ma olen üdini negatiivne, lihtsalt teistega võrreldes, ma olen negatiivsem ja muretsen rohkem võib-olla. Muretsen asjade pärast, mis veel juhtunud ei ole. Aga eriti see on kõige ongi see, et kas me muretseme selle pärast, mis eile oli, see sai küll nüüd valesti öeldud või oleks pidanud nii, oleks pidanud naa, või siis selle pärast, mis tuleb, eks ole, mis on vaja teha. Samale ma loon seda, mis... Ehk et sa ei ole kohal. Just. Ja ma olen märganud seda, et naine mõnikord teinud ettepaneku, et kuule, aga et ma ei tea, proovime siis koos unistada praegu näiteks rääkida unistusest või et räägi mulle, millest täna tänulik olid. Siis kui mul on nagu selline, see trots on peal, eks ole, oleta, ma toon näite. Seda ma olen nii ära kapseldunud, et ma isegi ei taha rääkida sellest, mis on tegelikult hästi täna olnud. Ja see, ma olen märganud, et tekib selline, ennast kõrvalt vaadates, tekib selline nagu lapselik mingi selline, et nagu keegi või nagu keegi hoiab mu suud kinni või hoiab tagasi minu seda häält ja ma nagu ei suuda rääkida asjadest, mis on hästi. Et see tekitab ebamugavust, nagu isegi vastik isegi öelda, et tead, täna oli, mõte on küll see, et mulle meeldis lapsega mängida, aga ma ei suuda välja öelda seda, sest et see ketra mõtte peas on, eks ole, ma mingis luubis on nii-öelda, kui on see olukord käes. Ja seda ma märgan küll, et ei ole lihtne tulla nagu kohale ja hakata rääkima asjad, mis on hästi. Kui sa oled selles võnkis tagases, kus tegelikult tahad olla nagu madalas mulla ja muda sees, vaata, kõik on perses. Jaa, ma saan aru küll sinust, et ma olen ka selles kohas olnud, et mingisugusel hetkel võib-olla kuidagi teadmatult võib-olla on vanemad selle kaasa andnud, et umbes, et pill tuleb ikka ilu peale ja ära uhkustasin midagi, et tegelikult saad paremini ja pinguta ikka veel ja kõik niisugused uskumused, mis sulle on nagu kaasa antud ja need on alateadlikud. Et ainus asi, mis sealt välja toob, on kaks asja, on see, et kas tõepoolest juhtub midagi ja sa saad aru, et tegelikult see ei ole oluline, millest sa praegu kinni hoiad. Või siis on teine asi see, et sa hakkad ise teadlikult seda muutma. Ehk et coachi juurde tulevad inimesed, kes on juba valmis seda muutma. Et ta peab olema nagu selles seisundis või ta tunneb, et kuule, nagu see ei ole päris see, mida ma tahan, et kõik on justkui hästi või siis vastupidi, et kõik teised kõik teevad midagi nagu, et nagu teised kõik on idioodid. Et mina on tegelikult jumala normaalne inimene, aga vaata, need teised kõik on ümberringi niisugused. Et siis on nagu aeg ise endale otsa vaadata. Et kas ikka päriselt on nii? Ja siis need samad, see on nii tore, et sul kaaslane nagu kutsub sind üles niimoodi tänulik olema ja need ongi tegelikult ka tänapäeval need tehnikad, mida nagu õpitakse ja saadakse aru, et see tänulik olemine on hea sulle endale ja see on nagu hea ka teistele inimestele, et ma tulen ühe väikse, hästi lihtsa näite, et sa küsisid, kas minu elus on midagi juhtunud, eks ju. Et ühel hetkel, kui ma alles õppisin ülikoolis, ma olin niisugune hästi hiline õppija.
ja lapsed olid siis juba olemas ja me olime ka avastanud laste isaga, et noh, see elu, mis me elame, et ei ole ikkagi see, mis me tahame elada. Ja tegelikult noh, minul oli siis plaan sealt välja astuda sellest elust ja ma sõitsin just Tallinnasse ülikooli, ma elasin tol ajal Tallinna lähedal ühes väikses kohas ja siis sõitsin ja mõtlesin, et tegelikult on praegu ikka asjad nii hullusti, et nagu hullem ei saa enam olla. Ja siis auto tegi järsu pöörde vastassuunavööndisse ja siis ma ilmselt rabasin sealt valesti tagasi ja auto läks teistpidi nii-öelda nagu kodukoha poole tagasi ja veeres vastu lumevalli ja ma veeresin selle autoga üle katuse mitu korda. Ja see oli väga õnnelik õnnetus, auto oli pärast nagu niisugune tore väike koerakuut viilkatusega. Aga see tõi mind nagu mingisugusel hetkel nagu sellisesse kohta tagasi, et kui ma jõudsin uuesti koju ja siis lapsed käisid koolis, mul siis juba jooksid vastu, et emme, kas me võime toas makarone süüa, siis mõtlesin, et teate, et te võite sinna vaiba peale seda ketšupit ka panna, et seal ei ole üldse mitte mingisugust tähtsust. Et teatud situatsioonid elus muudavad seda, kuidas sa vaatad asjadele, mis on oluline ja mis ei ole. Et need väärtused nagu tulevad päriselt esile, et mis on tähtis ja mis ei ole tähtis, eks ole see, et sa oled olemas oma laste jaoks, oma nende inimeste jaoks, kes on sulle olulised ja iseendale ka, et see ei lõppenud selliselt halvasti, nagu mu isa näiteks sai surma autoõnnetusega. Et noh, tänu sellele oli seal hästi palju niisuguseid emotsionaalseid ja psühholoogilisi momente, mille kõigega tuli pärast hakkama saada. Ja kui ma oleksin jäänudki ainult selle sisse, siis tõenäoliselt oleks minu diagnoos praegu posttraumaatiline stressihäire. Eks ole, see oli nagu üks selline näide ja ma usun, et me kõik oleme selliseid asju ülenud. Kas just täpselt selliseid, aga mingeid selliseid, mis on meile võimete kohased elus õppimiseks.